Kas sa oled kunagi kuulnud kedagi ütlemas, et kristlased on kahepalgelised või silmakirjalikud? Mina olen ja kahjuks pean ütlema, et mõnikord pean ma nende inimestega nõustuma. Olen näinud inimesi, kes väidavad, et nad on kristlased ja väliselt justkui on ka. Nad loevad piiblit, käivad iganädalaselt koguduses, palvetavad ja võib-olla isegi teenivad Jumalat oma andidega. Kuid samaaegselt on nad täis viha, andestamatud, omakasupüüdlikud, rahaahned ning isegi vaimselt või füüsiliselt vägivaldsed. Seda kuuldes ja nähes ei pane ma üldse pahaks, kui mittekristlased ei ole kristlastest heal arvamusel. Kuid samas tean, et selline jutumärkides kristlus ei ole see, milleks Jumal meid kutsunud on. Minu nimi on Kristi ja täna ma jagan teile mõtteid vaimuliku küpsuse osas ja kuidas see on seotud emotsionaalse tervisega. Kujuta ette jäämäge. Üldjuhul me näeme ainult jäämäe vee pinnal olevat osa. Ükskõik kui suur see osa ka ei tundu, siis reaalsuses on see kõigest umbes 10% kogu jäämäest. Ülejäänud 90% on vee all varjul. Samamoodi on meie eludega. Üsna väike osa meie eludest on teistele nähtav, näiteks see, mis tööd me teeme, kus me elame, kellega suhtleme. Kuid väga suur osa ei ole teistele inimestele selgelt nähtav, mis on meie motiivid asjade tegemisel, mis emotsioone me tunneme, kas me oleme päriselt siirad või väldime lihtsalt konflikti. Millised on meie peresuhted, kui külalised on kõik lahkunud. Mõnikord kristlastena me tegeleme ainult selle jäämäe tipuga. Loome häid vaimulikke rütme, käime erinevatel kristlikel konverentsidel, kuulame jutluseid ning noogutame neile ustavalt kaasa, teenime koguduses ja aitame jõulude ajal kodutuid. Väliselt oleme justkui tublid kristlased ja nende asjade tegemine ei olegi absoluutselt halb. Kuid kui me sisimas oleme jätkuvalt isekad, egoistlikud, kadedad, kergekäeliselt valmis loovutama oma põhimõtteid ja salajas alluma oma lihalikule loomusele, siis me ei ole kogu oma südamega Jeesusele järgnemas. See on võrdväärne justkui millegi teoorias tugev olemisele, aga praktikas asjad ei väljendu. See, et sa loed piiblit, palvetad, ülistad Jumalat ning käid osaduses, ei tähenda, et su vaimuliku eluga on sügaval sisimas hästi. See on vale, mida usutakse, sest see on lihtsam. Ja sel juhul ei pea tegelema enda sisemise inimesega ja oma emotsionaalse küpsusega. Äärmusliku näitena saan tuua selle, et hingevaenlane on ka teoorias tugev. Ta on langenud ingel, seega tunneb piiblit väga hästi ning oskab seda väänata enda kasuks. Matteuse 4. peatüki salmides 5-7 saame lugeda aja kohta, kui Jeesus oli 40 päeva ja 40 ööd kõrbes kuradi kiusata ning saatan tsiteeris Jeesusele piiblit, et saada Jeesust tegema oma enda tahtmist, mitte Jumala oma. Siis võttis kurat tema ehk Jeesuse kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle: samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Nagu näeme, siis teoorias tugev olemine ei tähenda, et oled vaimulikult küps. Pauluse kirjas efeslastele on palve Kristuse armastuse mõistmiseks, milles on samuti välja toodud inimese sisemuse muutumise olulisus. Efeslaste 3:14-19 ütleb: sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkus ja rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. USA pastor ja raamatu Emotsionaalselt terve vaimsuse autor Peter Scazzero on väitnud, et on võimatu olla vaimulikult küps, jäädes samas emotsionaalselt ebaküpseks. Oma raamatus toob ta välja 10 emotsionaalselt ebaterve vaimsuse sümptomit, millest tahaksin teile jagada. Ürita kaasa mõelda, kas ja millised nendest sümptomitest on ka sinu elus esindatud. Esimese sümptomina toob ta välja Jumala kasutamise ettekäändena Jumala eest põgenemiseks. Mida see täpsemalt tähendab? Näiteks kuulub siia alla see, kui teenida Jumalat eesmärgiga mitte Jumalale, vaid hoopis endale au tuua. Või Jumala nimel millegi tegemine, mida Jumal pole kordagi palunud teha. Või Jumala poole palvetamine, et ta teeks asju sinu soovide järgi. Või demonstreerimine, et oled tubli kristlane, sest tahad, et mingid inimesed arvaks sinust hästi. Või Jumala tõe kasutamine teiste üle kohtu mõistmiseks ja nende alavääristamiseks.
või oma saavutustega Jumala heaks liialdamine, et teistest parem paista. Või ütled, et issand käskis midagi teha, aga tegelikult sa arvad, et issand käskis seda teha. Või kasutad piiblit oma patu õigustamiseks. Või valid, milliseid piibli tõdesid uskuda ja milliseid mitte. Teiseks sümptomiks on viha, kurbuse ja hirmu tunnete eiramine. Osad kristlased usuvad, et viha, kurbus ja hirm on suured patud, mida tuleks igati vältida. Viha on justkui ohtlik ja armastuseta teiste inimeste suhtes. Kurbus näitab jälle usu puudumist Jumala tõotustesse. Masendus on kindlasti märgiks elust väljaspool Jumala tahet. Piibel on täis käske, et ära karda, seega hirmu kohe kindlasti ei tohiks ükski kristlane kunagi tunda. Olukordades, kus need samad inimesed hakkavad tundma mainitud emotsioone, loovad nad võlts enesekindluse, tsiteerides endale piiblit ja õppides pähe erinevaid salme. Muidugi ei ole piibli tsiteerimine ja salmide päheõppimine halb, kuid nende tegemine selleks, et peituda oma emotsioonide eest, on emotsionaalselt ebaterve käitumine. Emotsioone tunda on inimlik. Meid on nõnda loodud. Piiblis on kirjas, et inimene on loodud Jumala näo järgi ja samaaegselt saame lugeda sellest, kuidas Jeesus nutis kurbusest ning tundis viha ja meelehärmi inimeste südame kanguse pärast. Mõned aastad tagasi olin ma ühe enda jaoks olulise inimesega väga raskes kohas meievahelises suhtluses. Tundsin, et ei jaksa enam tegeleda selle pideva emotsionaalse rollercoasteriga ja tahaks selle suhtluse osas lihtsalt alla anda. Kuid samaaegselt tundsin süüd, et üldse mõtlen midagi sellist. Jagasin nendest mõtetest ja tunnetest ühele oma sõbrannale. Küsisin, kuidas tema selliste olukordadega toime tuleb ning vastuseks sain lause, mis on mul siiani selgelt meeles. Me ei pea käituma oma emotsioonide järgi. See on lause, mis on saatnud mind erinevates raskemates olukordades. Me võimegi tunda vahepeal tüdimust, väsimust, viha, ükskõisust ning muid emotsioone, aga see ei tähenda, et me peaksime nendel emotsioonidel laskma oma elu juhtida. 3. sümptom on suremine valedele asjadele. Jeesus ütleb jüngritele Matteuse 16. peatüki salmides 24-25. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Seda kirja kohta võib tõlgendada väga kitsalt, justkui me peaksime loobuma oma elust kõigest. Kuid Jeesus kutsub meid surema oma olemuse patustele külgedele, nagu eneseõigustamine, ülbus, silmakirjalikkus ja teised ilmsemad patud, nagu ära tapa, ära varasta, ära valeta. Jumal ei ole kutsunud meid surema oma olemuse headele külgedele, nagu inimsuhetesse panustamine, kunsti ja muusika nautimisele, naerule, loodusele, rõõmule, puhkusele. Me ei tohiks karta rääkida oma soovidest ja lootustest ja unistustest ning meie ainus soov ei pea olema ainult Jumala teenimine. On täiesti inimlik ja normaalne unistada pere loomisest, igatseda Jumala loodu avastamist ning tunda ilust rõõmu. 4. sümptomiks on mineviku mõju eitamine. 2. Korintlaste 5.17 ütleb: Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Jah, meie patud pühitakse ära ja saame uue elu ning uue tuleviku. Jumal ei ole enam meile kohtumõistja, vaid meie isa. Kuid see ei tähenda, et meie varasem elu ei mõjuta meid enam üldse ühel või teisel viisil. On oluline mõelda sellele, et millisest taustast me tuleme ning kuidas see meid mõjutanud on. Millised ebaterved käitumismustrid on meiega perest kaasa tulnud, kuidas on meile mõjunud näiteks koolikiusamine või paarisuhte lagunemine. Näiteks kajastuvad abielus vanematelt õpitud soorollid, konfliktide lahendamisviisid, edu määratlemine, arusaam puhkusest. Oma minevikuga on vaja tegeleda, et saada vabaks ebatervetest ja hävitavatest harjumustest, mis ei lase meil armastada iseennast ja teisi nii, nagu Jumal seda ette on näinud. 5. sümptom on elu lahterdamine ilmalikuks ja vaimulikuks. Kas kõlab tuttavalt, et pühapäeval käid koguduses, aga ülejäänud nädalapäevad tegeled nii-öelda oma asjadega? Või oled ehk harjunud hommikul päeva alustama Jumala poole palvetamisega, kuid siis ülejäänud päeva jooksul ei mõtle kordagi Jumala peale? Kas tunned end ülistuse ajal tohutult lähedal Jumalale ning oled võib-olla isegi pisarates, kuid hiljem kaebled iga väiksema asja pärast ja süüdistad teisi oma elus olevate raskuste pärast? Nii lihtne on Jumalat seostada ainult kogudusega ja seal toimuvaga, mõtlemata temale oma abielus, lapsi kasvatades, raha kulutades, puhates või eksamiteks valmistudes. Jumal ei taha meie elust üht väikest osa, vaid ta tahab olla seotud iga su elu osaga. 6. sümptomina on välja toodud tegutsemine Jumala heaks, mitte olemine Jumala heaks.
Me elame ühiskonnas, kus ülistatakse kiiret elutempot. Paratamatult on sellel mõju ka meie kogudustes ning näeme, kuidas inimesed võivad niivõrd suure rõhu panna Jumala teenimisele, et unustavad selle kõrvalt Jumalaga lihtsalt olla. Üritatakse justkui välja teenida seda armu, mida Jumal pakub läbi oma poja Jeesuse. Kuid kui me ei veeda Jumalaga aega ja proovime teda teenida omast jõust, siis võime jõuda läbipõlemiseni, tundmiseni, et me pole piisavad või hoopis mõtteni, et oleme pettunud koguduses ja Jumalas, sest meie tööd ja pingutusi ei panda piisavalt tähele. Aga see viitab sellele, et oleme üritanud tuua au hoopis endale, mitte Jumalale. Töö Jumala heaks, mida ei toida sügav lähedus Jumalaga, saab viimaks saastatud muude asjadega nagu ego, võim, vajadus teiste tunnustuse järele ja muud sellist. Ajapikku meie eneseväärtus nihkub Jumala tingimusteta armastuselt meie enda tegudele ja tulemustele ning me kaotame sideme Jumala armuga. Lugesin kunagi üht tsitaati, et kui saatan ei saa meid panna pattu tegema, siis ta teeb nii, et meil oleks kiire. Mõlemal juhul ta võidab, sest me ei veeda aega Jumalaga. Seetõttu ongi oluline paastumine ja hingamispäeva pidamine, et me saaksime lihtsalt võtta aja maha ning päriselt Jumala ees olla ja kuulata, mis tema meile öelda tahab. Kes tunneb mind, siis teab, et ma olen oma loomult korralik toimetaja. Ma ei suuda olla lihtsalt niisama käed rüpes ja mitte midagi teha. See on alati tundunud minu jaoks justkui aja raiskamine ning aeg on niigi vähe alati. Seega seda raisata oleks lihtsalt patt. Seega tunnen end väga ära selles, et tihti ma teen Jumala heaks rohkem, kui tegelikult lihtsalt olen temaga. Kuid seetõttu olen tundnud oma elus ka korralikult errorisse jooksmist. Olin üks hetk oma eluga kohas, kus tundsin, et mu mõtted ja tunded on nii üle pea ja ma ei saa enam nendest absoluutselt aru. Mõistsin, et probleem on selles, et ma pole Jumalaga piisavalt aega veetnud ning ma ei mõtle siin piibli lugemist või palvetamist. Mõtlen lihtsalt Jumalaga olemist. Kuulasin juhuslikult Spotify'st muusikat ning leidsin ühe laulu, milleks oli Elevation Rhythm Quiet ning just see stripped versioon. Kuulasin seda ning tundsin, kuidas tahan lihtsalt olla Jumala ligiolus. Lamasin põrandale maha, vaatasin lage, kuulasin uuesti seda sama laulu ning lihtsalt olin Jumalaga. Sealt sai alguse minu nii-öelda lakke vahtimise traditsioon, et Jumalaga aega võtta ning lihtsalt olla tema ligiolus. Vahepeal meie pastor ikka küsib mu käest, et kuidas mul selle lakke vahtimisega edeneb. 7. sümptom on konflikti vaimulikustamine. Konfliktid ei meeldi kellelegi, aga ometi leidub neid kõikjal. See, et me palvetame konflikte minema või proovime neid nii-öelda vaiba alla peita, ei ole lahendus. Emotsionaalselt terved inimesed ei väldi konflikte, vaid oskavad neid lahendada rahumeelsel viisil. Jeesuse elu oli täis konflikte nii usujuhtide, rahvahulkade, jüngrite ja isegi oma perega. Kuid ta oli valmis häirima ümbritsevat võltsrahu, et tuua inimestele tõelist rahu. 8. sümptomiks on murtuse, nõrkuse ja läbikukkumise varjamine. Tunneme kristlastena vahepeal survet näidata end tugevana, vaimulikult heas kohas ja justkui Jumalale lähedal. Eriti kui täidame juhtivat rolli või kui näiteks kogukonna nädalringis kõik jagavad, et neil läheb vaimulikult väga hästi. Me tunneme süüd, kui asjad ei ole meiega hästi ja me ei ole tugevad või usus kindlad. Aga Jumal ei sunni meid olema tugev ning piibel ei ürita peita inimeste vigu. Saame piiblist lugeda mitmest inimesest, kes ei olnud täiuslikud, aga ometi olid piisavalt olulised, et nende nimed on piiblis kirjas ja Jumal on neid oma suures plaanis kasutanud. Näiteks oli Mooses mõrvar, Abraham valetas, Hoosea naine oli prostituut, Peetrus salgas Jeesust, Noa jõi end purju, Joon oli rassist, Jaakob valetas, Eelia põles läbi, Jeremiia oli depressiivne ja suitsiidne, Toomas kahtles. Iga inimene hoolimata oma andidest ja tugevatest külgedest on sisimas nõrk, haavatav ja sõltuv Jumalast ning kaasinimestest. Kuid see ei ole absoluutselt halb. Pauluse teine kiri korintlastele 12. peatüki salmides 9-10 on kirjas. Kuid tema ehk Jumal ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast. Sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Jumala tugevus saabki kõige paremini esile tulla meie nõrkustes. 9. sümptom on elamine ilma piirideta ning seda just selles võtmes, et keegi meist ei ole ise Jumal. Me ei suuda aidata kõiki abivajajaid. Jeesus ei tervendanud kõiki inimesi ega toitnud kõiki nälgivaid kerjuseid. Tema ei teinud seda ja ka meie ei pea tundma, et meil on kohustus kõiki aidata ennast ohverdaval viisil.
ning me ei pea tundma süüd, justkui me ei tee piisavalt. Mõnikord võetakse Filippi 4.13 kirjakoht, mis ütleb, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks, ja väänatakse seda justkui see tähendaks, et Jumalaga koos me suudame absoluutselt kõike teha ilma, et me väsiksime. Kuid tegelikult räägib antud kirjakoht kõikides olukordades rahulolu tundmisest. Pikemalt rääkis piiridest antud seeria esimeses osas Johanna. Seega, kui sa pole seda kuulnud, siis kindlasti soovitan ka selle videokõne järgi kuulata. 10. ja viimane sümptom on kohtumõistmine kaasinimeste vaimuliku teekonna üle. Teiste puhul on alati vigu lihtsam märgata kui enda juures. Nii kergem vaadata teisi ja mõelda, et see inimene on juba mitmeid aastaid käinud koguduses, ta peaks olema kõvasti küpsem oma usus. Või sellist muusikat küll kristlane kuulata ei tohiks. Või nad on juba 5 aastat suhtes olnud, aga ikka veel pole abiellunud. Või kas kristlane peaks ikka nii palju investeerimisega tegelema, pigem võiks ju aidata teisi inimesi selle rahaga. Või seal koguduses pannakse liiga palju rõhku üleloomulikkusele. Me peame esmalt märkama seda suurt kahju, mida patt on teinud meie endi olemusele, igale küljele ja tahule, tunnetele, mõistusele, kehale, tahtele ja vaimule, ning alles seejärel pöörama tähelepanu teiste puudujääkidele ning meeleparanduskohtadele. Piiblis on väga hea näide emotsionaalselt ebatervest ja vaimulikult ebaküpsest inimesest. Selleks on kuningas Saul. Esmapilgul tundub, et Sauli vaimulik elu on korras, sest ta palvetab, räägib prohvetlikku sõnu, käib koguduses, teeb justkui Jumala tahtmist ning Jumal on ta pannud kuningaks Iisraeli rahva üle. Kuid lähemal vaatlusel näeme, et sügaval sisimas ta tahab ja vajab inimeste heakskiitu ja täidab Jumala tahet ainult osaliselt. Saame lugeda 1. Saamueli raamatu 15. peatükis selle kohta, kuidas Saamuel, kes oli prohvet ja kuulis selgelt Jumala häält, ütles Saulile, et Jumal käsib Saulil kaotada täielikult Amalekkide rahvas, et tasuda kätte Iisraeli eest. Loeme alates 8. salmist. Ja ta võttis Agagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi, aga kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest, kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks. Aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid sootuks. Saul tegi ainult osaliselt seda, mida Jumal palus. Jumal käskis hävitada kõik, kuid Saul hävitas rahva, aga andis armu kuningale ning jättis alles asjad, mis talle endale kasulikud olid. Siis tuli Saamuelile issanda sõna, öeldes, ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku. Siis Saamuel kohkus ja kisendas kogu öö issanda poole ja Saamuel tõusis vara, et hommikul kohata Sauli ja Saamuelile anti teada ning öeldi. Saul tuli Karmelisse ja vaata, ta püstitas enesele mälestussamba. Siis ta pöördus ümber ja jätkas teekonda alla Gilgalisse. Saul oli pärast seda kõike niivõrd ennast täis, et lasi endale mälestussamba püstitada, saamata aru, et tegu on ebajumala kultusega. Kui Saamuel jõudis Sauli juurde, ütles Saul temale, issand õnnistagu sind, mina olen issanda käsku täitnud. Aga Saamuel küsis, mis lammaste mäegimine see on, mis mu kõrvu kostub, ja veiste ammumine, mida ma kuulen. Ja Saul vastas, need on toodud Amalekkide käest, sest rahvas säästis parimad lambad, kitsed ja veised, et neid ohverdada issandale, su Jumalale, aga teised me oleme hävitanud sootuks. Siis ütles Saamuel Saulile, jäta, mina kuulutan sulle, mis issand täna öösel mulle kõneles. Ja Saul ütles temale, räägi. Ja Saamuel ütles, eks ole nõnda, et kuigi sa oled iseenese silmis pisike, oled sa ometi Iisraeli suguharudele peaks, sest issand võidis sind Iisraelile kuningaks. Issand läkitas sind teekonnale ja ütles, mine ja hävita sootuks need patused Amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu. Aga miks sa ei kuulanud issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja issanda silmis? Ja Saul vastas Saamuelile, mina olen kuulnud issanda häält ja olen käinud teed, kuhu issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki kuninga Agagi ja olen hävitanud Amalekid sootuks. Aga rahvas võttis saagist lambaid, kitsi ja veiseid parima osa hävitamisele kuuluvast, et ohverdada seda Gilgalis issandale su Jumalale. Saul üritab end näidata ustava Jumala teenrina, kuid reaalsuses on lihtsalt religioosse käitumisega ja ei täitnud Jumala käsku täielikult. Selle asemel ta hoopis süüdistas teisi ning ei võtnud vastutust oma tegude eest. Siis ütles Saamuel, on issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvrist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus, et sa oled hüljandud issanda sõna,
siis ülgab temagi sinu kui kuninga. Jumal ei taha, et me teeksime lihtsalt seda, mis väliselt on õige, vaid ta tahab päriselt meie südameid muuta ning see algab talle kuuletumisest. Saulil on teadmine Jumalast ja sellest, kes ta on, kuid ta ei tunne Jumala südant. Millistes eluvaldkondades või hetkedes oleme meie ise nagu Saul? Toome endale au, manipuleerime teistega, et saada oma tahtmist. Tahame kõigile meeldida ja teeme sellest tulenevalt otsuseid. Varjame oma nõrkuseid, lükkame süüd enda pealt teistele ega võta vastutust. Oleme kartlikud ning heitleme andestamisega. Vastandina on piiblis näide emotsionaalselt tervest ja vaimulikult küpsest inimesest. Selleks on kuningas Taavet. Ta on teadlik oma emotsioonidest ega ürita neid kuidagi varjata. Ta on osadel hetkedel suitsiidne, depressioonis, täiesti katkine ning haavatav ja teistel hetkedel ülimalt rõõmus, ülevoolavalt tänulik ning ülistab Jumalat tantsides. Temas kajastub täielik emotsioonide spekter ning ta ei ürita neid absoluutselt varjata. Taavet lausa kirjutab nendest laule, mis on koondatud psalmidesse. Lisaks sellele, et Taavet on emotsionaalselt terve, on ta ka vaimulikult küps ning januneb Jumala järele. Paradoksaalselt on piiblis kirjas, et Taavet on mees Jumala südame järgi, vaatamata sellele, et Taavet on mõrvar ja abielu rikkuja. Kuid iga kord, kui Taavet eksis Jumala vastu, siis ta kahetses siiralt, võttis vastutust, vabandas Jumala ees ja parandas meelt. Seega, anname endast ka parima, et mitte olla ainult pühapäeva kristlased, vaid päriselt anname Jumalale ligipääsu oma sisemusele ja seal peituvatele emotsioonidele ning laseme tal teha tööd meie südames. Lõpetaksin selle kõne ühe kirjakohaga, mis on Taaveti poolt kirja pandud. Psalm 139, 23-24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Amen.